Tšau, mina Piret siin ja tänane video on storytime ehk jutuvideo ja seekordsed lood räägivad sellest, mida crazy't me lapsena korda saatsime. Ehk siis täna ma räägin teile 2 lugu. Esimene lugu räägib sellest, kuidas me tsirkusest elevandi pihta panime ja teine lugu räägib sellest, kuidas me üritasime metsareostajaid vahele võtta. Esimene elevandivarguse lugu toimus siis siinsamas minu kodulinnas Jõgeval, kus siis aeg-ajalt nagu teistes Eesti linnades toimusid tsirkused ja Jõgeval siiamaani toimuvad tsirkused sama koha peal, ehk siis meie spordihoone Virtuse lähedal mäe otsas. Ja kui me olime suhteliselt väiksed lapsed, siis toimus seal samamoodi tsirkus ja seal olid ka päris suured loomad koha peale toodud. Ühed nendest loomadest olid siis elevandid ja nagu ikka, tsirkus pandi varem ülesse, tehti ettevalmistusi ja elevantide jaoks oli ka selline ala tekitatud, mis oli siis sellise kilelindiga piiratud ja elevandid olid seal rahulikult sees ja juba tõmbasid tähelepanu, meelitasid lapsi kohale ja tegid põhimõtteliselt reklaami sellele tsirkusele. Ja tookord meie ka teiste lastega läksime neid elevante vaatama ja me võtsime nende elevantide toitmiseks õunu kaasa ning kui me kohale jõudsime, oligi elevantide ümber palju rahvast. Lapsed andsid elevantidele süüa, üritasid nende lonti silitada. Need elevantid olid päris sõbralikud ja me üldiselt ei kartnud neid ja kuna neil oli ka piire ees, siis tundus asi turvaline ja me lihtsalt andsime neile õunu süüa. Ja mina argpüks nagu ma olin, üritasin siis teiste lastega ka seal õuna anda, aga ma ei julgenud elevandile väga ligidale minna ning ma üritasin talle kaugelt sirutada seda õuna ja elevant üritas ka kaugelt vastu siis oma londiga tulla, et seda õuna kätte saada. Ja elevant oli juba suhteliselt selle kilelindi vastas, mis siis teda inimestest piiras. Ja mina ikka sirutasin ja elevant sirutas ja ma arvan, et ma ei olnud seal ainus, et seal oli ka teisi lapsi, kes nagu eemalt üritasid siis sirutada natuke seda elevanti, kartsid ikkagi, kuna ta on meeletult suur loom, eriti lastega võrreldes. Ja üks hetk selle mõlemapoolse sirutamise ja pingutamise järel läks see kilelind katki ja elevant astus sammu edasi, sai ka õuna kätte ja meie astusime ka sammu tagasi ja andsime õuna edasi. Olime üllatunud küll, et okei, elevant on vabaduses põhimõtteliselt, tal seda kilelinti enam ees ei olnud. Tal ei olnud mingit elektrikarjust ega midagi ümber, lihtsalt see kilelint oli tal ümber ja see kilelind oli just katki läinud. Ja kuna meil olid õunad käes ja me natuke ikkagi elevanti nagu kartsime, et me liikusime ikkagi eest ära, kuna tal ei olnud enam linti ees ja ta tuli meie poole, siis üks hetk oligi nii, et me olime juba taganenud sõidutee peale ja elevant tuli meile järgi, sest meil olid õunad käes. Ja mingi hetk meile lastega tundus, et lahe, meil on elevant ja ta on valmis meiega kaasa tulema. Nii et ma ei tea, mis meil peas oli, aga me lastega hakkasime sealt mäest alla kõndima linna suunas ja elevant tuli meile rõõmsalt järgi ja me jõudsime praktiliselt, ma ei tea, kui pika maa ära kõndida, et kui keegi on võib-olla Jõgevalt, siis kujutab ette, et me jõudsime sealt Virtuse mäest põhimõtteliselt poolele teele Päästeameti majani. Nii et lastega oli rõõmsalt ees ja elevant rõõmsalt järel, liikusime me linna suunas. Me juba kujutasime ette, kuidas me lähme rõõmsalt läbi linna. Või juba mõtlesin, et oh my god, aga mis me selle elevandiga peale hakkame, meil on suur loom, kuhu me temaga läheme. Kui siis üks hetk oli kaugelt kuulda välismaakeelset karjumist ja hüüdmist, kus siis lõpuks üks nendest loomatalitajatest jooksis meile järgi ja tuli oma elevandile järgi ja viis ta tsirkusesse tagasi. Aga jah, põhimõtteliselt see oli lugu, kus me pätsasime tsirkusest elevandi. Ja ma ei tea, võib-olla mõni Jõgeva inimestest, kes oli umbes samal ajal laps kui mina ja oli sel ajal selles kohas. Kas te mäletate seda lugu? Kas te olete kuulnud sellest, et kunagi Jõgeval pani elevant tsirkusest minema? Ma ei tea, kommenteerige seda. Igatahes mina juhtisin tookord seal olema ja nende lastega ühes seltskonnas.
aga järgmine lugu, millest ma teile täna tahtsin rääkida, räägib sellest, kuidas me üritasime lastega vahele võtta metsareostajaid ja vähemalt tol ajal tundus see lugu väga dramaatiline ja ma arvan, et me võisime ka olla reaalselt ohus, sest et ma arvan, et sellised inimesed ei taha, et neid väga vahele võetakse, kes teevad asju, mis ei ole seadusega lubatud. Kui me olime väiksemad, siis meil oli seltskonnaga üks selline lemmik metsatukk, kus me käisime onne ehitamas, kus kevadel oli üleujutused ja me käisime parvega sõitmas. Nii et mingi hetk kevadel, kui vett oli rohkem, oli ka selline asi, et põhimõtteliselt onni saigi parvega sõita, et sa jala ei pääsenudki muidu onnini, kus sai parvetada. Ja meile väga meeldis see metsatukk ja me hoolitsesime selle ja see oli meie väike looduse kild, kus me saime siin Jõgeva linnas põhimõtteliselt looduses mängida, onni ehitada ja lapsepõlve nautida. Aga ka üks põhjus, kuidas me saime üldse endale parve ehitada, oli selles, et see oli selline koht, kuhu kippusid inimesed ehitusprahti jätma. Ehk siis see parv, millega me sõitsime, oli ka selline, ma ei teagi, kas ta oli uks. Igatahes ta oli kerge, selline keskelt penoplasti materjalist ja pealt siis mingist muust materjalist selline suur, ukse suurune tükk, millega me parvetasime seal vee peal. Ja oma onne ka me vahel seal värvisime, joonistasime midagi peale, kuna sinna metsa alla jäeti värvipurke ja põhimõtteliselt ehitusjääke. Värvipurke, penoplastitükke, muid teliskive, materjale ja põhimõtteliselt me olime mures selle metsatuka pärast ja ilmselgelt polnud selline asi ka seadusega lubatud, et niisama rämpsu metsa alla visatakse, sest see ei olnud prügila ega midagi taolist. Ja ükskord, kui me oma seltskonnaga jälle seal metsatukas olime, siis me nägime, et tuli üks kastiauto sinna ja ilmselt tahtis uuesti prügi sinna vedada. Ja me peitsime ennast ära, et põhimõtteliselt jälgida, mis toimub ja me nägimegi, kuidas kasti täis prügi valati sinna metsa alla. Aga õnneks see autojuht ei näinud meid. Me kartsime ka, et nagu mis siis saab, kui meid märgatakse, sest me põhimõtteliselt nägime kuritegu pealt. Ja kui ma koju läksin ja oma isale sellest asjast rääkisin, siis isa oli ka kohe nagu pahane, et mis mõttes, et niimoodi reostatakse siis metsalust, et kas te ei näinud seda auto numbrit ja põhimõtteliselt hoiatas meid ka, et igaks juhuks ärge nende inimestega ise rääkima minge, et järgmine kord, kui te seal metsatukas satute sellisele asjale peale, siis üritage vaadata, mis selle auto number on, et siis saab põhimõtteliselt kuhugile teatada, et sellise autonumbriga on sinna prügi veetud. Ja meie siis lastena, vaadates detektiivi ja põnevusfilme, olime valmis seda müsteeriumit, seda kuritegu lahendama ja läksime sinna metsatukka jälgima, et kas keegi meile veel vahele jääb, et siis me kindlasti, et meil olid kaasas märkmik ja pliiats, et me saame kirja panna selle autonumbri, aga samas põhimõtteliselt üritame varjuda, et mitte enda elu ohtu seada. Aga rohkem vist meile otseselt keegi vahele ei jäänud ja võib-olla on ka see hea, sellepärast et ma ei tea, kas meid oleks tookord märgatud ja ütleme nii, et see oli 90ndate lõpp ja asjad ei olnud võib-olla nii turvalised kui tänapäeval, nii et võib-olla jumal tänatud, et me kedagi rohkem seal ei näinud, aga meie olime põhimõtteliselt valmis neid inimesi tabama ja nad üles andma ja meie armast metsatukka päästma ja kaitsma. Aga igatahes meie jaoks oli see missioon tohutult põnev ja me võtsime seda asja väga tõsiselt. Aga ma ei tea, kas teie olete kunagi midagi sellist teinud, kas te olete kedagi reostajat üles andnud või kedagi noominud selle eest, et nad on prügi maha visanud. Igatahes kunagi hiljem me lastena osalesime ka selles Teeme ära projektis, kus siis koristati maantee ääri. Ja teie, kes te viskate prügi maha, palun aga tehke seda. Meil on ainult üks planeet Maa, mida ainult meie saame ise korda ja paremaks ja puhtamaks teha.
ja hoidkem seda meie armast kodu. Aga jah, sellised olid minu 2 lugu lapsepõlvest, kus me enda arust tegime päris crazy'sid asju, aga mis õnneks lõppesid kõik positiivselt. Ja mul on kindlasti selliseid lugusid veel, aga need 2 lugu praegu tulid mulle meelde ja ma mõtlesin, et ma jagan neid teiega. Palun kirjutage alla kommentaaridesse, kui teiega on midagi taolist juhtunud, kui te mäletate seda Jõgeva elevandivarguse lugu või kui te olete ise kedagi reostajat üles andnud. Ja palun likeige seda videot, kui see video teile meeldis ja palun tellige mu kanal, kui te ei ole veel seda teinud, sest mulle väga meeldib videosid teha ja ma postitan videosid igal nädalal ja ega muud ei olegi, kui kohtume juba teiega järgmises videos. Tšau!